Nii, tere õhtust. Ütlesin küll, et kella 5 ajal ei saa lugeda, aga läks nii, et loen ikkagi. Natuke loen. Sõbranna vajas abi ja siis me üksteist abistame ja ei saanud nagu pooleli jätta. Nii. Töötlemata läbi elamuse määratlemine. Viis, kuidas enamik meist näeb ja mõistab traumat, on alles pool kogu loost. Sõna trauma kuuldes turgatab sageli pähe ahistamine, hülgamine, katastroof. Tegelikult tähendab trauma sügavalt häirivat ja rusuvat läbielamust. Juhtumid, mida oleme harjunud traumeerivaks pidama, ei ole alati need juhtumid, mis meid tegelikult traumeerivad. Traumeeriv läbielamus võib olla midagi ilmset, nagu äkksurm perekonnas või siis midagi pealtnäha vähem traumeerivat. Näiteks sõimusõna, mille kaasõpilane sulle kunagi teises klassis mänguväljakul ütles. Ikkagi proovin panna linki ka siia. Äkki mõni tahab ühineda. Et nüüd on link ka olemas. Kui nende seikade läbi töötamata emotsioonid su kehasse elama jäävad, siis võid neid mingil tasandil kogu aeg tunnetada. Kuid see pole veel kõik. Me teeme oma kogemustest ka järeldusi, mis ei tarvitse olla tõesed. Need järeldused või tõlgendused muutuvad seejärel kahjulikeks uskumusteks, mis meid saatma jäävad. Räägin sellest lähemalt järgmises peatükis. Niisugused läbitöötamata läbielamused annavad alateadlikule mõistusele lähtepunkti või tõendi, et see uskumus on sulle endist viisi oluline. Sa pead vabanema energiast, mis on sinu organismis tardunud. Pead selle neutraliseerima, tõestamaks alateadvusele, et sinuga on nüüd kõik korras ning saad ohutult lõõgastuda ja edasi liikuda. Iga uskumuse puhul pole seda vaja paljude jaoks, aga on küll vaja. Sellegipoolest on töötlemata läbielamustest vabanemine sinu heaolule alati kasulik. Räägime lähemalt sellest, mida tähendab läbi töötamata. Vaatan, kas siin keegi tahab sisse tulla. Nii, hetkel ei ole. Räägime lähemalt sellest, mida tähendab läbi töötamata. Mis tahes häiriv või masendav sündmus või emotsionaalne läbielamus sinu elus, mida sa pole õigel viisil teadmiseks võtnud, läbi töötanud ja vabastanud, võib osutuda sulle traumeerivaks. See tähendab, et sellest juhtumist pärit tunded on ikka veel su kehasse sulgunud, jäänud väljendamata. Nagu Kandatse Bert nende kohta ütleb, ei oska hääldada, palun vabandust. Teisisõnu, trauma pole sedavõrd sündmus ise, pigem see, et toimunu jäi töötlemata ning peitub endist viisi sinu kehas. Seega nüüdsest alates loobume stressirohkest sõnast trauma ning ütleme lihtsalt, et see on läbi töötamata. See ju heidutab vähem. On ju nii? Me avame selle sõna tähenduse sügavamalt, jälgides tervenemise 3 sammu töötlemata läbielamuse puhul tunnistamist, töötlemist ja vabastamist. Mis tahes tunnistamata sündmus tähendab, et tõenäoliselt ütlesid sa endale mingil viisil, võib-olla koguni alateadlikult. See pole midagi, ehkki tundsid tegelikult. Oi, ma olen surmani hirmunud. Või hoopis,
See oli tõesti vapustav. Mis tahes läbi töötamata sündmus tähendab, et sa pole seda veel mõistnud või pole selle mõistmisega rahul ja see jääb su hinge kripeldama. Mis tahes vabastamata sündmus tähendab, et sa pole seda tunnistanud ega töödelnud, mistõttu see võib endist viisi su kehas püsida. Kui see on sinu puhul tõene, siis tunned seda meenutades tõenäoliselt mingit sööstu. See võid ilmneda õõnsa tundena kõhus, võbelusena rinnus, pisarate kerkimisena silmadesse, südame kloppimisena, peopesade higistamisena ja nii edasi. Samuti on võimalik ja koguni tõenäoline, et sa isegi ei mäleta neid sündmusi ja läbielamisi. Näitan ühe analoogia varal, kuidas töötlemata läbielamused toimivad. Kujuta ette, nagu peituks su kehas klaaskapslikke. Kui sa koged stressi ega tunnista, töötle ega vabasta seda, siis kõik sinu emotsionaalse energia vibreerimised, kujutised, lõhnad ja muud üksikasjad kogunevad sellesse kapslisse ja jäävadki sinna. Kui mingi nüüdne läbielamus või selle detailid sobivad kapslis peituvaga, siis see töötlemata läbielamus võib toimida päästikuna, virgudes sinu kehas. Ja siis tunned sa taas traumat, oled ärevil, koged palju muudki, nagu mõjutaks sind jälle too algne läbielamus. Enda vabastamiseks sellest mustrist pead sa kõik need päästikud üles leidma ning neist lihtsalt vabanema või need neutraliseerima. Eesmärk on jõuda sinu lepitamiseni teadmisega, et kogetu on juhtunud, rõhutamata sellega kaasnevat jõulist emotsionaalset vapustust või energiahäiret. Üle elatu ei tarvitse sulle meeldida. Sa pole selle üle üldsegi rõõmus, kuid sa pead sellega leppima ja rahus elama, et saaksid edasi liikuda. See lähtub selle Berti arusaamast, et tervenemiseks peab emotsioone väljendama ja endaga kaasama. See aitab sul vabaneda stressireaktsioonist oma kehas ning ühtlasi lammutada sellele läbielamusele toetuvad kahjulikud uskumused. Tõeliselt huvitav on tõik, et sul võib olla palju neidki läbielamusi, mida sa isegi ei mäleta, ehkki need on põhjustanud sulle suuri raskusi. Need võisid juhtuda varajases lapsepõlves või siis tundusid need nii tühised, et sa ei mäletagi neid enam. Näitan sulle, kuidas vabaneda isegi sellest, mida sa enam üldse ei mäleta. Selleks koosta meenutuste loend. Väga kasulik harjutus, millega võid otsekohe alustada. On enda jaoks loetelu koostamine. Pane kirja kõik oma elus kogetu, mis sind endiselt viisil häirib, mille sa aeg-ajalt ikka veel mõtled või mille kohta soovid, et seda poleks kunagi juhtunud. Mida sa mäletad hetkest, pärast mida polnud sa enam kunagi endine? Missuguseid läbielamusi suudad meenutada ajast vahetult enne seda, kui see juhtum su elus toimus? Mis tekitab sul ikka veel maos õõnsa tunde või paneb südame kloppima, kui sellele mõtled? Niisugune nimekiri võib tulla päris pikk, kuid selle koostamine väärib vaeva. Sel viisil saad juhtumite loetelu, mida võid aeglaselt ja rahulikult lahkama hakata. Ära pea midagi nii tühiseks, et võiksid selle kõrvale jätta. Pane kirja kõik, mis sulle vähegi meelde tuleb. Kõik need seigad on olulised. Ma räägin kogu aeg klientidele, et kuulen rohkem traumadest, mida on põhjustanud esimesse klassi õpilaste silme all põhjustatud alandus, kui näiteks suurtest autoõnnetustest või pealtnäha veelgi traumaatilisematest sündmustest. Nõnda on sellepärast, et suurtest asjadest kaldume me rääkima, nendega tegelema
ning neid töötlema ega jäta neid kõrvale. Aga väikesed asjad ununevad. See loetelu ei pea olema mingis kindlas järjekorras ega sisaldama ohtralt üksikasju. Ainult sinul endal on vaja aru saada, missugusele juhtumile sa viitad. Ükspuha, kas pead oma mineviku meenutusi tähendusrikkaks või mitte, võivad need avaldada sinu heaolule suurt mõju. Samamoodi on sellega, kas sa mäletad neid või mitte. Nendest vabanemine on alati tähtis ja usutavasti on seda kergem teha, kui sa arvatagi oskad. Tuvasta oma töötlemata läbielamused 3 meetodiga. Kuidas me siis mõistame, mis on meie kehas tegelikult läbi töötlemata, et saaksime selle vabastada ja edasi liikuda? Nüüd on sul olemas meenutuste loend, mille sa alustuseks koostaksid. Siiski pead seda ahendama ja otsustama, millega täpselt tegelema asub. On 2 kindlat viisi, kuidas tuvastada läbielamused, mis sind kõige rohkem mõjutavad. Lihase test, oma meenutuste loendi kasutamine ja oma meenutuste loendi kasutamine. Vali, kumb sulle sobib rohkem, eksida pole võimalik. Ma arvan, et mulle sobiks rohkem see kehase lihastest. Jah ja ei, kui keha ütleb. Esimene meetod, lihase test. See on minu lemmik, sest sellega peab kõige vähem vaeva nägema. Ja see on kõige täpsem. Sul ei tarvitse meenutada mingit kindlat läbielamust ja sa ei pea püüdma olla objektiivne, otsustamaks, missuguseid läbielamused sulle tõepoolest raskusi valmistavad. Lihtsalt küsi oma alateadvuselt, mis juba teab vastuseid ning lihtsalt ootab, et seda infot sinuga jagada. Lihase testi tegemisel võid kasutada nii seisutesti kui käsivarretesti. Ja küsida oma kehalt, kas mul on mõni töötlemata läbielamus seoses millegiga siis. Võid lünka kirjutada stressiga minu kehas või millega parajasti tegeled, nagu kindlusetus sotsiaalsetes situatsioonides või seedehäired. Vastus sellele küsimusele on tõenäoliselt jah. Küllap on sul rohkesti seda laadi läbielamisi. Igaüks meist võib palli veerema panna. Seejärel tuvasta lihastestiga, mis vanuses see sündmus aset leidis. Saades nõnda võtme selle juurde, millega tegemist võib olla. Küsi, kas see sündmus juhtus eluaastal 0 kuni 20-ni, 20 kuni 30-ni ja jätka küsimist, kuni keha vastab teatud ajavahemiku puhul. Ja päri siis sedasama iga sellesse vahemikku jääva aasta kohta, kuni leiad õige. Jälgi, et küsitleksid aeglaselt ning jätaksid kehale nende vahel häälestamiseks mõne sekundi aega. Kui oled vanuse tuvastanud, siis lihtsalt jää avatuks ning lase ideedel enda juurde tulla. Pea meeles, et tegemist ei tarvitse olla mingi ilmselge läbielamusega, nagu surm perekonnas. Võib-olla on see hoopis midagi, mida pead tähtsusetuks. Lihtsalt küsi kõike, mis sul vähegi pähe tuleb. Kui sa pole kindel, siis võid esitada rohkem küsimusi. Pärides, millega see läbielamus seotud on, kas mõne isikuga, sinu karjääriga, tervise või hoopis muuga. See on lihtsalt üks suur äraarvamismäng. Sinu keha vastab sulle ja lõpuks meenubki sulle tõenäoliselt kogetu või siis oled saanud jätkamiseks lihtsalt piisavalt infot. Isegi teadmine, et läbielamus pärineb 5. eluaastast ning et seal on mingi seos kooli ja õpetajaga, aitab sul rohkem meelde tuletada asju. Kui oled seda kõike juba teada saanud, oleks arukas see lihase testiga üle kontrollida. Pea meeles, et sinu teadlik mõistus arvab sageli teadvat, mis on millega seotud.
kuid lõplik sõna kuulub alateadvusele ja küsi, kas see läbielamus, kirjelda lühidalt läbi elatud, on seotud stressiga minu kehas. Samuti võid selle lause lõppu lisada midagi asjakohast, nagu seoses nende migreenidega või seoses selle kõrguse kartusega või midagi muud. Kinnituse leidnud on sul tegutsemiseks juba midagi reaalsest. Kui sul ei õnnestu identifitseerida või meenutada mingit kindlat läbielamust, siis lihtsalt tuvasta nii palju infot kui võimalik. Võib-olla jõuad lihase testiga infoni, et näiteks 20-aastaselt oli sul mingi vastuseis emaga, kuid sa ei mäleta, millega täpselt tegemist oli. Pole viga, tavaliselt lubab keha meil töötada ka paari võtmesõnaga, kui oleme üldiselt õigel teel. Ja selleks ka vihje, ehk mäletad veel neid möödunud elu ja sugupõlvede energiaid, millest me varem rääkisime. Töötlemata läbielamustega tegelemine on üks nende energiate mõjutamise võimalus. Möödunud elu töötlemata läbielamuste kohta saad samuti lihase testiga oma kehad küsida. Kas mul on möödunud elu läbielamusi, mis minu kehas stressi põhjustab? Kui vastus on jah, siis võid kasutada sama protsessi, millega ammutasid sellest elust pärit töötlemata läbielamuste kohta rohkem infot. See tähendab lihtsalt seda, et selle elamuse energia kandus koos sinuga möödunud elust praegusesse. Lihtsalt oleta, millega see võib seoses olla. Suguvõsa mälestuste puhul küsi, kas mul on mingi läbi töötamata suguvõsa mälestus, mis põhjustab minu kehas stressi. Me lihtsalt küsime, kas mõne sinu sugulase elamus on sinusse üle kandunud. Kui sulle vastatakse jah, siis võid oma kehalt küsida, kummast liinist see pärineb, kas ema või isa poolsest suguvõsast. Mõtle sellele, mida su vanemad on sinu teada läbi elanud ning vaata, kas õnnestub tuvastada isik, kellelt see pärineb ning mis üleelamisega on tegemist. Möödunud elu ja generatsioonide elamustest vabanemiseks kasutad sa neid samu võtteid, nagu ka iseenda elamuste puhul. Kuid pead leidma sobiva sõnastuse. Nii. Ja ma jätaksin siia teise peatüki, teise meetodi juurde praegu selle pooleli. Et see läheb pikaks, sest aeg saab läbi. Et teine meetod on siis kasuta oma meenutuste loendit, et seda siis loen järgmine kord, aga seda järgmist korda ma ei oskagi öelda, et elu sõidab lihtsalt sisse mul vahepeal. Et kas mul homme, ehk mul on homme aega päeval lugeda, aga võib-olla ei ole ka. Ja siis ikkagi head vana aasta lõppu